Mina olen Ivar Rosenberg, Roosutalu noorperemees. Roosutalus tegeleme peamiselt maheteraviljakasvatusega. Lisaks on lambad ja lihaveiseid. Haritavat maad on 600 hektarit, lambaid on põhikarjaloomi 250. Peaks olema rohkem, aga tänu hundi koondamisele on nüüd arv selline. Lihaveiseid on ammesid 36. Loomi karjatame siis külvi korras, vastavalt sellele, kui vili vaheldub rohumaadega, on ka loomad karjatamises, tänu millele ei ole meil parasiidiprobleeme, suudame umbrohtumust kontrolli all hoida ja natukene väetavad ka põldu. Kuna vahetame põlde suhteliselt tihti, siis aedade ehitamine peab olema hästi lihtne, hästi kiire. Kasutame plastikposte ja nöörtraati siis. Kasutame ka karjavalvekoeri, kuna ei suuda muidu hunte eemal hoida ja mis on teinud ka nüüd aedade ehitamise keerulisemaks, kuna me ei saa tervet põldu enam panna aia alla. Et koerad suudaksid seda ala hallata, on väiksemad aiad ja siis peame jälle neid aedu ümber tõstma, ehitama, mis on nagu lisakulu teinud meile. Kasutame raadioteel juhitavat elektrikarjuse generaatorit. Generaatori valimisel alati tasub võtta ikkagi suhteliselt võimas aparaat. Paberite järgi võib küll palju kilomeetreid liini saada taha panna, aga reaalsus on see, et peab olema veel võimsam. See on hetkel siis ka päikesepaneeli laadimise toitel. Vana auto aku, mida ta laeb, siis päikese pealt. Sellel on nüüd hea omadus, et saab puldist juhtida. Siin on generaatori sisse-välja lülitamine, et voolu all aeda ei peaks ühendama tagasi, parandama. Saad siit välja lülitada uuesti sisse ja siis saab puldi sisse välja lülitada. Saab ka akupinget vaadata, palju akul pinge on ja seadistada neid erinevaid pingevahemikke, kuna ta häiretanud. Praegu lülitan tööle, näitab 6,4 kilovolti, enam-vähem talutav vool. Lammast hoiab kinni ilusti ja toimib. Ja nüüd, kui aparaat hakkas piiksuma, tähendab, et aku hakkab tühjaks saama. Et sellega peaks tegelema, kuna see vana auto aku, millel ei ole mahutavust, ei hoia nii palju voolu, siis see aparaat juba hoiatab, et varsti läheb jamaks. Selles mõttes on hea ja pult levib kusagil paberite järgi 3 kilomeetrit. Kilomeeter 1,5 ta veel näitab, et siis annab ka pult häiret, kui voolu ei ole. Lambad püsivad ka tegelikult meil ilma elektrita aias, aga kuna meil on palju hunte, siis peab aed olema kogu aeg korras ja korralik elekter sees. Kui puldi sisse lülitan ja vaatan, et pinge on piisav, siis pole vaja minna aega raiskama aeda kontrollima. Kui pult näitab, et pinge on madal, siis tuleb ikkagi üle vaadata aed. Nüüd hakkas piiksuma, et pinge on madal, nüüd tuleb minna vaadata, kus see aed maas on. Otsime vea ülesse, parandame aia ära ja siis saab kohe jälle puldist lülitada sisse välja, vaadata, kas pinge tuli. Kui tuli, pole vaja jälle edasi kõndida. Varem kontrollisime aedasid lihtsalt sellise testriga. Selleks peab lihtsalt tulema aia juurde, kontrollima aia ära, kas on voolu, kui ei ole voolu, peab ringi peale tegema. Kui see viga on kuskil kohe aia alguses, siis sa ikkagi pead tulema tagasi sisse lülitama, et teada saada, kas sai korda, ei saanud. Et põhimõtteliselt pead ikkagi aega kulutama rohkem, et aed üle vaadata jälle. Karja elektroonilise arvepidamise juures on väga oluline ka siis loomade märgistamine ja loomasid me varem märgistasime selliste teistsuguste numbritega kui praegu. Varem olid need numbrid taolised, nagu siit näha on, sellised suured, mitte elektroonilised ja siis läksime järgmise süsteemi peale, kus on ühes kõrvas taoline suur loetav number, teises kõrvas väiksem elektrooniline number, ehk et ka seda lammast saab nüüd elektrooniliselt lugeda, ta on identifitseeritav ja siis edasi veel läksime hoopis teistsuguse süsteemi peale, kus on palju väiksemad numbrid. Nende eelis on tallede puhul just, kus me tallesid märgistame ja need on palju väiksemad, tallele palju kergem kanda, nii et me üritame seda traumat vältida võimalikult lambal. Teine eelis taolistel numbritel on see, et nad on rõngas numbrid ja väga harva on nende ära pudenemist, ehk et nad ei kuku ära, me ei pea loomi ümber märgistama. Puudused on muidugi see, et neid palja silmaga nüüd on väga paha lugeda, juhul kui mul seda lugerit kaasas ei ole või vahepeal mõni kiip lakkab töötamast,
siis peab kutsuma lapse, kes siis näeks seda numbrit, minu silmad võib-olla enam ei seleta. Aga nad on suhteliselt töökindlad ikkagi, nii et täna nad aitavad meid väga hästi ja väga harva, kui me peame palja silmaga siis lugema neid. Elektroonilist lugemist siis kasutame me erinevatel põhjustel, kui teeme kas paaritusrühmasid, sordime loomi müügiks või näiteks ka teeme inventuuri. Meil varasemalt oli siin palju probleeme kiskerünnakutega, huntidega. Siis ühe rünnaku järel on oluline kiiresti saada ülevaade, kas on loomiga kadunud või mitte. Ja selleks otstarbeks jällegi see elektrooniline süsteem on suurepärane. Ma saan näidata, kui kiiresti see siis käib, kui ruttu on mul need 4 lammast juba andmetes olemas. Ja juba lähevad need loomad minema, tuleb uus ports peale, nii et selles suhtes on see loomale väga valuvaba, väga kiire. Jällegi ma võin näidata, kuidas käib siis milte elektrooniline lugemine. No see võtab aega, ma pean pea kinni võtma, siis ta rabeleb, siis ma pean nühkima numbri puhtaks ja siis kellelegi kõrval ütlema, mida ma leidsin. Aga kui loom jällegi paneb pea alla, siis ma ei näe seda ja pean selle pea eraldi üles võtma, kui lugeriga ma saan sinna vahele minna. Lugeri puhul peab silmas pidama ka enda ohutust ja lugeri ohutust. Ehk kui sellega nüüd siia puuri minna või koridori, tuleb vaadata, et loom ei lööks peaga teid ja käsi kuhugi vahele, ise kummardu näoga liiga lähedale ja loom samal ajal üles hüppab. See on väga ohtlik ja seda ma olen ka näinud juhtumas. Et need asjad peab kindlasti ka jälgima, et oleks tagatud ohutus protseduuri tegijale ja ka tehnikale. Mina olen Taavi Ustav, MTÜ Taamistu Lammas. Meie lambad elavad Lahemaa rahvuspargis Jumida poolsaarel. Meie põhikarjas on 30–35 lammast ja nende ametiks on pärandniitude hooldus. Miks meie hakkasime kasutama elektroonilist abivahendit karjakoera juures, oli praktiline vajadus, sellepärast et meie 1,5-aastane anatoolasest karjavalvur õppis ära, et temal on võimalus astuda üle aia ja tutvuda naaberkruntidega ja muu loodusega ja mitte viibida oma tööpostil ehk lammaste juures. Ja sealt siis tekkis vajadus leida GPS jälgimine temale ja siis tegin enda jaoks teatud kriteeriumid, mis peavad ühel töövahendil olema. Ja minu jaoks kõige olulisemaks kriteeriumiks oli aku kestvus ehk need, mis jahikoortel kasutatakse ja muud sellised lemmiklooma jälgimisrihmad, need on kuni 10-päevase laadimistsükliga, aga konkreetselt see mudel kannatab ühe laadimisega kuu aega. GPS jälgija võimaldab mul koera jälgida reaalajas, talle ka heli- ja valgussignaale saata, et kui ma telefonist vajutan talle heli, siis ta hakkab ebameeldivalt piiksuma ja kutsub koera korrale. Kuidas seade töötab? Panen ta koerale kaela, loon telefonis äpis talle virtuaalse aia, mis lubab tal viibida teatud territooriumil. Kui nüüd GPS-seade läheb välja territooriumilt, tuleb mulle telefoni signaal, et koer on väljaspool aeda. Nüüd mul on 2 varianti, kas ma nüüd lähen jalgsi teda taga ajama, vaatama, kus ta on, või siis ma saan panna telefonist talle, saadan sõnumi masinale, ehk see hakkab piiksuma ja kuna minu koer oli harjunud õpperihmaga, mis tegi ebameeldivat piiksuvat häält ja piiksumine tähendas pahandust, siis ta sai alati aru, et nüüd on pahandus majas ja tuleb pöörata ennast tagasi oma tööpostile ehk lammaste juurde. Ja mis on kõige huvitavam, et ta suutis selle kuskil 1,5 nädalaga ära õppida ja peale seda ta enam ei väljunud iseseisvalt enam lambaaiast. Ainult sügisel sel juhul, kui lambad läksid aiast välja, valvekoer koos nendega kohusetundlikult ja taaskord GPS annab mulle signaali, et mul on koer väljas, aga siis ma tean, et ta oli juba väljas koos lammastega. Miinusest räägin, on see, et neid müüakse plastmasskinnitustega. Ehk siis minu koeral oli kaelas vasikarihm
mis on suur ja need plastmasskinnitused ei mahtunud kuidagi ümber ja takatippu ma ka ei usalda seda plastmassitükki koera kaela. Vana hea MacGyveri teip tuleb abiks. Ei tohi ära unustada, et sa ei tohi teda siia sisse mässida, vaid signaal peab ikkagi jõudma nii satelliidi kui mobiilimasti kaudu loodusesse, et tuleb kasutada siis nii-öelda MacGyveri teipi ja mõistust käsikäes. GPS ei taga kiskja rünnakute vältimist, aga ta aitab analüüsida koera käitumist, et kas koer on käitunud mõnes karjamaa piirkonnas ebatavaliselt, et siis saab minna kohale ja vaadata, kas seal on nii-öelda jälgi kiskjatest, saakalist, hundist, mõnest muust tegelasest, et just selles piirkonnas, kas on aiaga midagi pahasti või on metsa jälgides, et kas on jälgi. Lisaks on sellel üks oluline praktiline väärtus veel, sest kui mul on suur hektarites karjamaa ja ma lähen koera toitma, ma ei tea, kus kohas ta parasjagu viibib. Et ma näen ära telefonist, kus kohas ta on ja mul on võimalus igal toitmiskorral leida uus trajektoor karjamaale sisenemiseks, sest koer ei tohi harjuda ära ühele karjamaale sisenemisega, kui sa teda toidad, sest muidu tal tekib harjumus õhtul kell 8 näiteks istub seal, aga saakal ja hunt kasutavad juhust ja on teises karjamaa otsas. Lisaks koerakaelas kandmisele kasutan ka mina seda problemaatiliste lammaste jälgimiseks, ehk siis lambad, kes armastavad aiast väljas käia, põgeneda, et ma saan aru, et kui nad on läinud paha peale, et siis samamoodi GPS annab mulle teada, et nüüd on lambad väljas ja palun ole lahke ja reageeri sellele. Panen nüüd GPS-i kaela Rõõmutalu valvekoerale, kes on väga koostööaldis antud hetkel. Suurtel koertel on vahest probleeme selles, et neil on need lõuaalused lotid väga suured, aga tuleb vaadata, et väga ei pigistaks ja väga ka lõdvalt kaelas ei oleks normaalselt, üle pea maha ei tuleks ja valmis ta ongi. Nüüd, kui koer otsustab minna tööle, on tal abivahend kaasas. Nüüd on koer reaalajas jälgitav ja saame teada, kus ta on ja millega ta tegeleb. Olen Liilja Tali ja me oleme praegu Rõõmutalu lambalaudas ja kuigi on suvine aeg, meil kaamerad ikkagi töötavad, lambad on küll väljas, aga praegu saame läbi nende kaamerate vaadata, kuidas läheb kutsikal, kes siin harjutab karjakoeraks kasvamist ja väike lambagrupp on ka kuskil siin alal või kui ühtegi lammast parajasti ei ole, siis lihtsalt vaadata, et siin on kõik korras. Ja talvisel ajal on kaamerad kogu aeg töös ja annavad pildi meile telefoni ja arvutisse, et me näeme mis parajasti otsepildis toimub või kui on midagi juhtunud, näiteks hommikul läheme lauta, selgub, et mõne lambaga on midagi juhtunud, siis me saame kerida tagasi ja vaadata vastava kellaaja, kus me kahtlustame, et midagi toimus, et mis seal siis toimus, kas lambad said aiast välja, kas kedagi rünnati. Et see tagasivaatamise võimalus, salvestamise võimalus on väga hea. Et võiks võimalusel, kui valvekaameraid hakata valima, siis valida sellised, millel on salvestamise võimalus. Ja meil on kaameraid palju ja just nimelt sellepärast, et kõik nurgad oleksid näha. Poegimise aeg on põhiline periood, kui me kaameraid vajame, kus nad on kogu aeg töös, kus otsepilt tuleb meile telefoni ja arvutisse, kus me saame majast vaadata, kas on vaja appi minna, kas midagi toimus enne seda, kui me lauta läksime, kui talled on segi läinud, kui poegijaga on midagi juhtunud, mis täpselt toimus, saame olukorra taastada ja ajal, kui poegijaid on juba vähem ja kogu aeg keegi laudas ei valva, on väga lihtne kas või linnast poest vaadata, et ahah, ma pean natuke kiiremini koju tagasi minema, et keegi hakkab poegima. Kaamerate puhul oleks hea valida veidi kallim variant, mis oleks kindlasti ilmastikukindel, niiskusekindel ja osa neist on ka juhitavad. On hooneid, kus ei saa igasse suunda kaameraid panna, et oleks võimalik siis liigutada ja suumida. Ja me peame arvestama sellega, et nad on pandud kõrgele kuhugi lauda, seina või nurga peale, et meil ei ole kogu aeg võimalik minna neid puhastada, et siis selline, mis oleks kaetud kupliga, kuhu ei tuleks ette ämblikuvõrk, pori, tolm, kui arvestada, et tegemist on hoonega, kus söödetakse heinaga, siloga, kus võib peale tulla midagi, mis hakkab vaatevälja varjama või katma. Kindlasti võiks kaameral olla hämara režiim,
et me ei jäta ju lauta väga palju tulesid põlema, et see häirib loomi, aga et me saaksime hämaral ajal ka aru, kui keegi on kas pikali jäänud, kas poegimise ajal juba pikemat aega punnitab, kas kellegi talled on läinud võõra ema juurde, et seda oleks ka hämaras võimalik näha. Ja muidugi eeldab see interneti olemasolu laudas, et kas siis spetsiaalne ruuter siia panna või võimendiga läbi maja internetti, kui see võimalus on. Ja ikkagi proovida saada see pilt endale taskusse nii-öelda telefoni kaasa, et siis on sellest ka kasu, et me saame reaalajas jälgida. Me ei pea olema kogu aeg laudas, aga me saame taastada olukorra, kui loomadega midagi juhtus ja saame kiiresti abi tulla. Ei saa kindlasti ära unustada turvafunktsiooni, et on ju neid inimesi ka, kes soovivad kas masinate või loomade juurest midagi ära viia. Eelkõige on lambakasvatajatele vajalikud kaamerad selleks, et loomade heaolu ja tervist ja käitumist jälgida, aga kindlasti ka selleks, et lihtsalt oma vara valvata. Ja meil on üks ka päris kurioosne lugu, kus kaameratest oli väga palju abi. Tõesti on olemas Eestimaal juba hundid, kes ei karda kinniseid ruume ja mõni aasta tagasi tuli hunt lauta ja murdis siin kaamerate ees meie sugujäära ja sõi teda. Loom ei olnud isegi veel surnud ja see oli nii uskumatu lugu, et ilma kaamera tõenduseta oleks meil olnud väga raske selgitada, et siin on tegemist tõesti hundiga, et see on kiske murtud loom, aga see oli kõik mitme kaamera pildis olemas. Mulle kui loomakasvatajale on elektroonilised lahendused eelkõige võimalus jagada oma ööpäev tööajaks ja puhkeajaks. See võimaldab mul olla veidi aega ka eemal, jälgida oma loomi kaamerast, teha mõni töö elektrooniliste kaaludega kiiremini ära, sisestada oma andmed kiiremini, sest vastasel korral, kui mul ei oleks ei kaameraid, kaalusüsteeme, lugerisüsteeme, oleks minu tööaeg põhimõtteliselt 24 tundi. See ei võimaldaks mul ei jagada seda aega pereajaks ja tööajaks, ma peaksin olema kogu aeg kas laudas, karjamaal või sisestama andmeid. Nii et kui võtta, et eelkõige on elektroonilised süsteemid mõeldud looma heaolu tagamiseks, siis turvalisuse tagamiseks, aga väga suuresti on ka loomakasvataja töövõime ja tervise säilitamiseks mõeldud süsteemid.